Tervist! No on külm ja seoses sellega on eriti mõistlik vaadata üle oma elukorraldus. Nii eesti keele mõttes kui olmelises, eksistentsiaalses, igas mõttes. Meie tänase teksti nimi on ökokogukonnad ellujääjatele ja elu edasiviijatele. Selles pealkirjas on hulk liitsõnu. Esiteks, öko on nagunii lühike vorm sõnast ökoloogiline, looduslik, keskkonnakaitseline. Ja lühivorm ei saa olla kuidagi üksi. Ühtlasi need kogukonnad, saad isegi aru, on kogukonnad. Rahvusvaheliselt me ütleme selle kohta communities, aga kommuun kõlab seoses igasuguse ajalooga ja elulooga eestlasele. Niisiis kogukonnad, ökokogukonnad kaarekesega kokku ja kaareke asub rea all, sõnade all. Ellujääjad, siin on üks sõna, edasiviijad täpselt samamoodi tiitel, ametinimetus, aunimetus kokku. Miks on kirjutatud pealkirjas elu suurte tähtedega? Täpselt samal põhjusel, miks sa pead aeg-ajalt vajalikuks chatutades ja messates kasutada suuri tähti. See on hääle tõstmine, kuidas sa kirjapildis teisiti ikka häält tõstad suurte tähtedega või boldiga. D-ga, mitte Bolt, takso, toob sulle hääle tõstmise, on ju. Niisiis, ökokogukonnad ellujääjatele pealkiri meie käest ikka endiselt punkti ei küsi. Me paneme kirjavahemärgid ja kokkulahkud koos. Sinu teenistuses mina. Sina visioneerid oma ökoküla off-grid ehk siis seinast väljas. Ei Euroopa ega idanaabri küljes mitte ühtki kablat pidi. Ja sina visioneerid, unistad, mängid oma nukutoas, ehitad oma onni puu otsa maa sisse, ujuva ökoküla võid teha. Kuidas iganes, kõik lahendused on head. Koos tööjaotuse ja loova looduslikkusega ehk siis mõtle järele, missugused ametid, mida toodetakse. Võin sulle öelda, et praegune ökokülade maastik, kui sa vajutad ennast keskkonda ic.org ehk Foundation for International Communities, on väga kirju. Tohutult suur osa nendest on Portugalis, Hispaanias, praegu loodusega jamas, nagu meie siin omal kombel. Ja veel eriti suur osa on Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas. Senised põlisrahvaste reservaadid on kujunenud ise toimivateks ökoküladeks. Ei mingit nutulaulu enam, ellujääjad. Eks osa joodeti surnuks, osa rulliti raudtee alla, aga need, kes ellu jäid, on meie teejuhid.
sa saad minna õppima ökokogukondadesse nii Ameerikasse, Islandile, Austraaliasse kui Portugali. Sul on võimalik võtta nii internetist kui tellida endale paberist õpikuid, õppevideoid, kui sa vaatad YouTube'i, sa jäädki vaatama, sest lahendusi on müriaad. Ühtlasi võid sa arvestada, et ökokülas elades oled sa 24/7 elus. Sul on õpitud amet, millega sa teenid võib-olla ökoküla, kui sa oled arst, siis on sul arstipunkt, kui sa oled õpetaja, siis on sul külakool. Ent sinna juurde ülejäänud aeg ei jää üle. Sa kasvatad lambaid, porgandeid, sa kasvatad lehmi, vilja, sa punud korve, sa tegeled keraamikaga, metallikunstiga sepikojas. Võib-olla sulle meeldib teha käsitöö õlut, võib-olla oled sa alati armastanud ürte ja nendest taimedest produkti loomist. Piltlikult öeldes, kui sa oled iti-pluti guru, siis sa teenindad oma ökokogukonda, sa teenid kodukontorist ja aeg-ajalt harva kohale lennates teenid elatist, vist, aga varahommikuti küpsetad sa leiba kogu külale. Nii kaunis. Vot niimoodi palun unista. Vaata YouTube'i näiteid märksõnal off-grid ja Eco Communities. Meenuta, kuidas olid üles ehitatud mõisad ja talud kui terviklikud tootmisüksused. Kolmandaks, kelle maale sa selle küla rajad? Meie hulgas on inimesi, kellel on omal maa, vanematel on, aga riigil on hulk maad, mida võiks ju võtta kasutusse. Uuri järele, kuidas see käiks. Kuidas ja kellest moodustub kogukond, sa pead arvestama, et nende inimestega sa oled kogu aeg, palju aastaid koos. Milline on tööjaotus? Kes oled sina suurel pildil? Mida sa oskad, teed, õpid, õpetad või juurde õpid? Ära unusta oma külast kirjutades ja joonistades. See on eriti tore. Joonistustel on meie inimesed loonud tordi moodi pilte, ehk siis keskel on külakeskus, kus on kool, lasteaed, orbude kodu, hooldekodu, vanade kodu, MTÜ, masinatraktori jaam, ühislaut, ühis, kultuurikeskus ja sealt edasi lähevad siis sektorid, majakesed ja igaühe taga põllukene. Niisuguse tordina visioneerides on pilt hästi selge. Mina armastan ikka viadukte, mida Rapla ümber näiteks on 11 ja tuleb Märjamaale kohe veel üks, kuivõrd on külakeskused, koolid suletud. Nende viaduktide alla ühe rööpmelise Ikla-Suusla asemel nii lihtne, ilus ja äge rajada oma ökokülakeskus, tõsine Eesti Nokia, turismi vaatamisväärsus. Ometi võimalik inimestele selgitada, miks me tassisime Munamägede kaupa pinnast
ei tea miks, ei tea kuhu. Külakeskused tegime. Ja siis muusika, tants, maalimine ja voolimine pole sugugi pehmed tegevused, see on õnnelik olemise elus hingus lahedat loomist. Vaatame siis teksti üle, on paar lõiku, mida ma ära ei peenestanud. On mõistlik selgitada, mis seal jutuks on. Ja nagu sa näed teksti lõpus, hulk linke. See on kadub väike murdosa kogu materjalist, mis sul leida on. Ma panin sulle siia IC.org. Stippi võid küsida sealt. Siis IGI Global võrgustikust, siis Mesh Core UK ehk siis üks Briti kogukond sulle näidiseks ja Kanada Natural Resources Canada Funding Partnership Smart Grid Deployment Grid Networks. Sul ei ole vaja jalgratast leiutada. Sinuga jagatakse juba välja mõeldud Tesla ajast alates. Nii, siis tere tulemast ellujääjate hulka. Oled sa mõelnud? Have you ever wondered? Väike ironii, selline sõbralik. Oled sa mõelnud, kuidas ellu jääd, kui elekter kaob, vesi ja küte, internet ja nutipluti, meie rahva leiutatud sõna, mõttekriips, kõik vaid. Kui õues on -1,000,000 ja kaupluse uksed, üks sõna, uste liik, kinni, rõhutame siis ka, et kauplus enne tühjaks juba tehtud. Kust kohast üks sõna ja sinna ette käib koma ka, nii siis uksed kinni, kust kohast sinu pere siis süüa ja kütust saab. Samal ajal, kui koolide sulgemine ja töökohtade üks sõna, kadumine külades sunnib inimesed linna abituteks, peaksime üleeile häält tõstes ja kokku kirjutame ikka. Üleeile üks sõna tulema maale, kus elektri ning kõige sellega kaasnevata jäädes toime tulla. See minu poolt vaadates on sellepärast tulla, mitte minna, ja tulla sellepärast, et ma tean, kuidas siia tulemine käib. Liina Preili on aastakümneid õppinud päris inimeseks, ellujääjaks, maaharijaks, loomakasvatajaks. Sama sulle. Kui sina oled päevil komamil Eestis, nagu Kiievi vürstiriigis üks sõna, on 1 kraad korterelamu kokku toas ning Kanada -50 kraadi ja USA lumetormid üks sõna näitavad, kuidas on, kui kodukülast kokku kuhugi ei pääse. Tuleb meelde, miks õieti kogukondadena külas elati, külades. Elati ju ennegi, mõttekriips.
kirjeldab talupoja mõistlikku. Selline tuletis. Talupoja mõistus on see, mida me sageli vastandame linnavurle plähmerdamisele ja poliitikute ebaloogilistele, rahvast võõrandunud, neile endile kasulikele lahendustele. Talupoja üks sõna, aga ka talupoja mõistlik, kõik 3 sõna kokku. Mõistliku, mille, mõistlikku, mida või missugust, siis antud juhul talupoja mõistlikku, elutarkust kokku, meie maine üks sõna, et ei oleks meie maine, rahvalooming kokku. 20-meetrilised, täpselt nii nagu siia kujunes, nii ongi mõttekriips, tähendab sidekriips kujuneb meil siis poolitusmärgiks 20-meetrilised, nii näebki välja. Atlandi lained Euroopa läänerannikul kokku tuletavad omakorda kokku meelde koma, miks kõikjal linnused kui ise toimivad kokku, terviklahendused kokku, mäe otsa lahku rajati. Koolon, selgitame. Linnused Paides, Soontagas, kus iganes, paraku enamus neist ainult kas mägi või näpuotsaga kive, seal peabki elama, aga sa tead, väike vihje, kui sa oma kogukonda hakkad praegu visioneerima, sa võid selle kuhugi sinna Koonga kanti vabalt visioneerida, sest seal on nii palju tühja maad, kus on pidanud talupoja mõistlik rahvas arukaks elada. Ahaa, spikerda. Mitte vaid vaenlase tõrjeks, koma, ühes lauses 2 moodi vaid. Üks on ainult ja teine on vastandav, see vaakomaga. Tõrjeks koma vaid ka omade kaitsmiseks, loodusjõudude kokku eest. Maarjamaa üks sõna, talud ja mõisad olid põhimõtteliselt kokku. Omaaegsed üks sõna, ökokogukonnad kõik 3 sõna kokku nagu pealkirjas. Koma, kus ümber kooli kiriku kõrtsi tehti liialdamata öeldes kõik, koolon. Sealsamas üks sõna, omade ringi üks sõna, tööjaotuses kokku, vili leivaks ja viinaks ja õlleks, koma, vill ja lina rõivasteks, koma, savi ja raud nõudeks ja riistadeks. Kui sa kasvatad lambaid, siis keegi koob pärast villast lõnga tegemist, keegi teeb kasukaid pargitud nahast, keegi keedab subproduktidest seepi, valmistab mesilaste vahast küünlaid. See on piiritu võimaluste paljusus, mida sinu kui ellujääja ja elu edasi viia, mitte sõjateenija kommuun maailmale annab, kingib, loob, rajab. Nii nagu minevikust olevikku, koma, läheb Eesti praegusest aegruumist üks sõna tulevikku. Kas permakultuursed
permakultuur, see on see kõige põhine, alune, kandev, see, millele on üles ehitatud kõik praegused kultuurivormid, permakultuurne. Ei naera, spermast ei olnud juttu. Off-grid on sellepärast kursiivis, et see on ingliskeelne sõna. Ökokogukondade kõik 3 sõna kokku. Võrgustikuna või üldse mitte. Jah, 1H, koma, teekond kokku. Toitvate, katvate, kandvate juurteni käib 100-jalgselt 1 sõna longates. Eesti permakulturistid, 1 sõna, kulturism moes, permakulturism väga moes. Väikese jalajälje, 1 sõna, asumist, Sänna kultuurimõisani, 1 sõna, on kogenud 50-60 probleeme, rohkem kui lahendusi. 50-60 on Matti Nügese väljend. Ühtlasi, kui sa vaatad kodulehekülge kogukonnad.ee, siis sa näed, et Eesti kogukondade võrgustik on keskpunktiga Esnas. Seal filmiti Naabriplika seriaal, seal lähedal elavad oma Põhukülas Hele ja Sven Aluste ja iga ökokogukond, kes Eestis praegu on, Nipanapa on siis võrgustikuga seotud. Tasakesi 2 aastat tagasi oli viimane kokkutulek. Piaks ehk YouTube'is ökotades märksõnaga, siis sa näed Parmu, Mauri, Liivi, Pärnu. Sänna on imeline koht Räpina lähedal. Observatooriumiga ja puha tervisi perekond noorele kogu südamest. Probleeme rohkem kui lahendusi ning ökomökode, nii meid nimetatakse. Üritustel osalemine on kinnitanud väidet. Koolon. Kui vorsti tahad süüa, siis ei ole hea teada, mis seal sees on. Eks seal on härg, särg, kärg, perede nuttu ja juttu üksjagu olnud. Nähtud, õppigem parematelt. Nii nagu eestlased Kaukaasiasse ja Siberissegi, on kaarjalased rännanud uut head ilma. Selle nimega raamat on nii Aldous Huxley'l kui Eckhart Tollil, Looma Ameerikasse. Ning tagasi tulles sattunud lõksu koma, millest räägib Eestis filmitud Röör Mattila Annila panoraamne, heldelt pärjatud film Igitee. See film on nii karm, et lapsed, kes filmi jaoks ja filmis osalesid, on saanud selle tulemusi siis vaadata, kui nad on saanud täisealiseks. Tänapäeval 1 sõna. Seevastu tõstavad Ameerikas ja Austraalias tiivad põlisrahvaste 1 sõna, postkolonialistlikud, pärast, postkolonialistlik kokku. Ja nüüd ma lisasin siia ridamisi sõnad, mis tähendavad sama. Anti, kontra, versus. Ehk siis mitte, eba, liba, para, meta. Nii siis antikontra versus reservaadid. Need on olnud
need kolooniad, kuhu on kinni pandud põlisrahvad, kes on tiivad tõstnud, oma esivanemate tarkused alal hoidnud, tööle pannud ja seal nad meil on, kutsuvad enda juurde õppima ja puha. Nüüd tuleb seesugune tsitaat, mille ma tõlkisin Lingvanex teksti tõlkerobotiga. Võin sulle öelda, et ta lajatas 5 rämedat viga, aga ma sain jaole. Niisiis, siin ei ole kirjavahemärke ega kokkulahkusid. Põlisameeriklaste ökokülad ja põlisrahvaste juhitud jätkusuutlikud projektid keskenduvad traditsiooniliste ökoloogiliste teadmiste kombineerimisele kaasaegse jätkusuutlikkusega, et edendada toidu suveräänsust. Banaan ei pea lennukiga lendama, mees. Kultuuri säilitamist ja keskkonna taastamist Eestis eriti aktuell, istutagem uued metsad, asjata rajatud kaarkasvajate viaduktide alla tehkem külakeskused. Ja, et edendada peamised näited hõlmavad traditsiooniliste oskuste väljaõppega. Sinna sa võid muuseas küsida stipendiumi ja minna õppima. Mine. Ameerikasse saad. Põlisrahvaste indiaanlaste küla, sulgudes Oregon. Ja päikeseenergia mikrovõrke kasutavad Sacred Stone Village in Nevada. Need kogukonnad rõhutavad sageli kogukondlikku elu, permakultuuri ja taas ühendamist. Siia pistis Lingvanex miskipärast vahele sõna maismaa. Ma tõmbasin selle maha esivanemate tarkusega. See on nagu Avataris, osad on vees ja osad maaseks. Põlisrahvaste indiaanlaste küla Oregonis pakub kaasa haaravaid kogemusi, mis keskenduvad traditsioonilistele küttide korilaste tehnikatele, lõhepüügile ja ravimtaimede. See tähendab, et ravimtaimedel on teadmised nüüd. Ma lisasin sõna alastele. Siis on teadmised sinul. Ravimtaimede alastele teadmistele, mida juhivad põlisrahvaste vanemad kultuuripärandi säilitamiseks, austamiseks ja edasiandmiseks. Sacred Stone Village Standing Rock laagrist ehk siis reservaadist välja töötatud projekt keskendub suure tihedusega ja odavatele elamutele. Taastuvenergiale, näiteks päikesehaagised, seesuguseid toodab Tesla Gigafactory, üks väike majake ratastel, on kogu pinnaga päikesepaneel ning kogukonna juhitud keele ja kuna seda jätkusuutlikkust on nii palju, siis ühes kohas ma toimetasin ta sõnaks pärimus. Keele ja pärimusalasele haridusele jätkusuutlikkuse algatuste dekoloniseerimine ei ole enam reservaadid, nii nagu Eestis natuke aega juba ei ole vist päris orjust. Sellised projektid nagu Our, see on Kanadas. Kuigi Kanada ökoküla ei ole ainult kohalik, ta kutsub ka sind sinna osalema ja õppima. Keskendub see säästva arengu dekoloniseerimisele, kaasates põlisrahvaste maahoolduspõhimõtted. See on isegi toredam sõna kui harimine, eks. Kaasaegsesse seaduslikku permakultuuri,
Tõlgin, mis tähendab seaduslik. See tähendab, et kui memmeke viib kanamunad, kui taedu viib mee, kui nad korjavad metsas seened marjad ja viivad need ökokogukonnale või siis praegu turismitallu, siis ei pea nad esitama selleks arvet ja maksma riigile makse, et rajada Pärnusse sõjatööstus ja misterdada pomme, vaid legaalselt tohivad memmetaadid oma koriluse tulemuse viia piltlikult öeldes turule. See on dekoloniseerimine. Legaalne. Põlisrahvaste toidusuveräänsus. Paljud jõupingutused keskenduvad traditsiooniliste toidusüsteemide taastamisele, jahipidamise, kalapüügi, korilemise ja aianduse kaudu, et asendada poest ostetud, töödeldud, vahatatud, mürgitatud, välismaised lennukiga lennanud toidud kohalikest allikatest pärit tervislike alternatiividega. Lingvanex muuseas tõlkis koristamine, korilemine, nagu on näha erinevatest põlisrahvaste juhitud algatustest. Nende projektide eesmärk on tegeleda nii majandusliku ebakindluse kaotamisega kui ka kultuuriteadmiste alalhoidmisega, edendades kogukonna vastupanuvõimet. ourecovillage.org. Nüüd paneme natukene komasid ja kokkulahkusid taas. Ameerika Amishid, keda eelarvamuslikult peetakse üsna põmpäisteks paduusklikeks, ei ole seda mitte. Eestis on väga elujõuline ja äge Amishite kogukond. Amishid, mõttekriips, vägevate habemete ja hobuvankritega kokku, paljulapselised kokku, tsivilisatsioonist taandujad, on algselt olnud religioonipõhised, üks sõna, lihtsad, ehtsad, taaskasutuse kokku, maailmameistrid, kõik 3 sõna kokku. Taaskasutuse maailmameistrid, koma, kes eelistavad hobust, koma, mitte autot ning telepaatiat, koma, mitte telefoni ega televiisorit. Nende ökomajapidamine, kõik 3 sõna kokku. Ökomajapidamise kese on the barn, küün. Seal sees on vili, loomad, kirik, töökojad, aidad, the barn. Ja kõige püham üritus on the barn raising. Ma teen ka. The barn, koma, mis ehitatakse mitmesajakesi kokku ning mille sees ja ümber kogu usk, koma, lootus ja armastus pulseeribki. Ja nüüd me lähme vissarioonlaste juurde. Natukene sellist teksti, mida ei ole peenestatud. Ajalehes üks sõna, Eesti kirik jutustasid Krasnojarskis vissarioonlaste juures külas käinud eestlased ja nüüd tuleb lammutamata tsitaat. 1994. aastal asutasid Tsiberkuli järve äärde oma kogukonna ehk ühispere. Inimesed, kes otsustasid järgida end vissariooniks nimetava mehe õpetust. Sünkretistlik vissarioonlus kutsub
tagasi pöörduma ausa ja puhta elu juurde kooskõlas loodusega, toetama emakest maad tuuma ümber. Miksitakse sobivaid elemente õigeusust, peamiselt Uue Testamendi põhjal, hinduismist ja budismist, kummardatakse päikest, nii nagu meie maausulised, taarausulised, mistõttu ka ökoasustuse keskset mäe peal asuvat küla nimetatakse päikeselinnaks. Kirikutorni võrdsete haaradega ristil on ümber ratas. Niisugust asja nimetatakse ka keeldi ristiks, Rooma ristiks. Niisugused päikest kujutavad ruunimärgi moodi ristid on viikingi haudadel Gotlandil, Mongoolias, Aafrikas. Vimplid augustikuisel õnnistussõnumi peol nimetusega Blagovest meenutavad kujutisi Suur-Novgorodi muinasajast. Vissarioni uus sõnum kannab pealkirja Viimane testament. Ta kuulutab uue ajajärgu algust. Neil ongi oma aja arvamine. Nüüd algab aasta 44. Natuke on vahepeal aega mööda läinud, pisut vanem on Vissarion, kes on ennast pidamas taassündinud Kristuseks. Härra Torop, teil on see õigus. Ja inimese poja teine tulemine on ilmselgelt tema isikuga seotud. On aeg, kus räägitakse otse ja mitte enam tähendamissõnadega, tsiteerib uus prohvet testamendi preambulas Johannese evangeeliumi. Maiade prohveteeritud maailma lõpu. Me hakkasime jälle komatama ja kokku lahkutama. Maailma lõpu, kõik 3 sõna koos, ajal 2012. punkt. Aastal rändasid Vissarioni alias Krasnojarski Jeesuse juurde Tuuli Roosma ja Arvo Tammiksaar. Eks te mäleta, see saatesari alustas meetodit oma kaksikpojad üles kasvatada igal aastal järgmises riigis. Austraalia, Brasiilia, India, Aafrika. See sai alguse vajadusest päästa pereisa elu ja see päädis tõsiasjaga, et poisid on nutimehed, nagu sina. Paar pluss režissöör Jaak Kilmi salvestasid telesaatesarja kõik 3 sõna koos kahekestega Meie aasta Siberis, jätsin jutumärgid alles, et sa näeksid ja meeles peaksid, ning dokumentaalfilmi 1 sõna Kristus elab Siberis. Ehkki Tuuli oli hädas, lüpsi põllupidamise käsitööga, tahtis ta pidevalt kontrollitud, arestitud, ilmselt maavarade 1 sõna tõttu. Ehk siis Kreml on püüdnud küll vissarionlasi vangi pannes, nende varasid rünnates tegelikult kätte saada mäe sees olevaid makke. Ja Tuuli tahtis sinna külla nii väga, 1 sõna tagasi, et telepaar 1 sõna läks edasi. See on paradoks.
Indoneesia, India ja nii edasi. Lühendite lõpus meil punkti ei ole. Ökokommuunidesse üks sõna oma poegi inimesteks kasvatama. Loodus, loovus, loogiline loomulikkus, 2 K-d, on ühendanud kogukonnad kõigil kontinentidel võrgustikuks, mis jagab õppevideoid kokku, raamatuid ja koolitusi, kuidas erineva suurusega asumid luua ja käivitada. Me siin oleme kujunemas lagerajutud, üks sõna, tööstuspargiks kokku. Metsa istutama mehed ja lapsi saama. No ja, ning räägime üha harvem Eesti Nokiast. Kas me oma hirmunud väsimuses üldse otsime seda veel? Oled sa mõelnud, et me võiksime olla mudel, eeskuju, üks sõna, tõestus elu võimalikkusest maal, suure tähega, Kaia. Ökokülade üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, võrgustik, teeks meie isamaast üks sõna, üleriigilise kokku, emakeelse üks sõna, rahvuspargi üks sõna, mis toodab ja kasvatab eluks tarvilise ise, on energeetiliselt sõltumatu ning seega mitmekihiliselt üks sõna, kaitstud. Aamen. Halleluuja ja kõik teised sõnad. Palun. Oleks see ometi nii. Kas teate, et mujal maailmas ei tunta nii toredasti toimivat ellujäämise ja suurte tööde tegemise moodust nagu talgud. Hoidkem alal oma talgute traditsioon. See on võimalus liigutada mägesid. Hoidkem oma ühtekuuluvust. Seda just sa praegu ju silmas peadki, kui sa mõtled läbi oma sõpruskonna, oma usaldusväärseimad, kalleimad inimesed, kellega sa tahad koos ellu jääda, kellega koos sa tead, et sinu ökokogukond peab vastu. Pane oma külale nimi, leia oma enese koht suurel pildil. Kool, arst, haridus, huvialad. Let's rock!